Esimene Moosese raamat. Jumal loob ja õnnistab maailma. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal. Ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles, saagu valgus, ja valgus sai. Jihje or veehi or. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea. Ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik, esimene päev. Ja Jumal ütles, saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest. Ja nõnda sündis, Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal. Ja Jumal nimetas laotuse taevaks, siis sai õhtu ja sai hommik, teine päev. Ja Jumal ütles, veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks. Ja nõnda sündis. Ja Jumal nimetas kuivapinna maaks ja veekogu ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Ja Jumal ütles, maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljast on nende seeme. Nende liikide järgi maa peale ja nõnda sündis. Maa laskis võrsuda haljast rohtu, seemet kandvaid taimi nende liikide järgi ja viljapuid, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Siis sai õhtu ja sai hommik, kolmas päev. Ja Jumal ütles, saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst. Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid. Olgu nad valguseks taevalaotuses, valgustuseks maale. Ja nõnda sündis. Jumal tegi 2 suurt valgust, suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel ning tähed. Ja Jumal pani need taevalaotusse, et nad valgustaksid maad ja valitseksid päeval ja öösel ja eraldaksid valguse pimedusest. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Siis sai õhtu ja sai hommik, 4. päev. Ja Jumal ütles, vesi kihagu elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole. Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab. Nende liikide järgi ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Ja Jumal õnnistas neid ja ütles, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke merevesi ja lindusid saagu palju maa peale. Siis sai õhtu ja sai hommik, 5. päev. Ja Jumal ütles, maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi. Ja nõnda sündis. Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi ja kariloomad nende liikide järgi ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa ja alistage see enestele. Valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad.
ja Jumal ütles, vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme. Need olgu teile roaks ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing. Annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks ja nõnda sündis. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik 6. päev. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. See on lugu taeva ja maa sündimisest, kui need loodi, sel ajal, kui Issand Jumal tegi maa ja taeva, kus ainustki väljapõõsast ei olnud veel maa peal ja ainustki väljarohtu ei olnud veel tärganud, sest Issand Jumal ei olnud lasknud vihma sadada maa peale ja inimest ei olnud põldu harimas. Tõusis udu maast ja kastis kogu mullapinna. Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast ja puhus tema ninasse eluhingust. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ja Issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. Ja Issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa, ja elupuu keset aeda ning hea ja kurja tundmise puu. Ja Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes sealt peale 4 haruks. Esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu Havilamaa, kus on kulda. Selle maa kuld on hea, seal on pedolavaiku ja karneoolikive. Ja teise jõe nimi on Gihon, see voolab ümber kogu Kuusimaa. Ja 3. jõe nimi on Hitekel, see voolab hommikupool Assurit ja 4. jõgi on Frat. Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa. Sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. Ja Issand Jumal ütles, inimesel ei ole hea üksi olla, ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. Ja Issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab ja kuidas inimene iga elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidnud ta abilist, kes tema kohane oleks. Siis Issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale, Aadama peale, ja see sai siis magama. Siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud. Aamen.
prohvet Esekieli raamat 1. peatükk, nägemus issanda auhiilgusest. 30. aastal 4. kuu 5. päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, sündis, et taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemusi. Kuu 5. päeval, kuningas Jojakini vangi viimise 5. aastal. Tuli issanda sõna preester Esekielile, Puusi pojale, Kaldialaste maal Kebari jõe ääres, ja issanda käsi tuli seal tema peale. Ja ma vaatasin ja ei näe, põhja poolt tuli marutuul, suure pilve ja lõõmava tulega, ja pilve ümber oli kuma, ja keskelt, tule keskelt, paistis otse kui hiilgav metall. Ja keset seda paistis midagi, mis koosnes 4 olevusest. Nende välimus oli niisugune. Nad olid inimese sarnased, aga igaühel oli 4 nägu ja igaühel oli 4 tiiba. Nende jalad olid sirged ja nende labajalad olid nagu vasikasõrad ja nad hiilgasid nagu läikiv vask. Neil olid inimese käed tiibade all 4 küljes ja neil 4 olid oma näod ja oma tiivad. Nende tiivad puudutasid üksteist, liikudes nad ei pöördunud, igaüks läks otse edasi. Ja nende näod olid niisugused. Esiküljel inimese nägu, neliku paremal küljel lõvi nägu, neliku vasakul küljel härja nägu ja neliku tagaküljel kotka nägu. Niisugused olid nende näod. Ja nende tiivad olid laiali laotatud ülespoole. Igaühel oli 2 tiiba vastastikuseks puudutamiseks ja 2 tiiba katsid nende ihu. Nad liikusid igaüks otse edasi, kuhu vaim iganes tahtis minna. Sinna nad läksid, liikudes nad ei pöördunud. Ja olevuste vahel oli näha otse kui tuliseid süsi, mis põlesid tõrvikute sarnaselt, liikudes olevuste vahel sinna-tänna ja tulel oli kuma ning tulest tuli välja välk. Ja olevused jooksid sinna-tänna otse kui lööks välku. Siis ma vaatasin olevusi ja ei näe. Olevuste kõrval igas 4 esiküljes oli maas üks ratas. Rataste välimus ja nende tegumood. Need helkisid nagu krüsoliit. Ja kõigil 4 oli ühesugune kuju. Need olid välimuselt ja tegumoelt, nagu oleks ratas olnud ratta sees. Liikudes nad läksid 4 eri suunas. Liikudes nad ei pöördunud. Ja nende rattapöiad olid kõrged ning kohutavad. Ja sel nelikul olid rattapöiad ümberringi täis silmi. Ja kui olevused liikusid, siis liikusid rattad nende kõrval. Ja kui olevused tõusid maast üles, siis tõusid üles ka rattad. Kuhu vaim iganes läks, sinna läksid needki. Sinna, kuhu vaim tahtis minna. Rattad tõusid üles samuti kui nemad, sest rattais oli olevuste vaim. Kui olevused liikusid, siis liikusid nemadki. Ja kui need seisid, siis seisid nemadki. Kui olevused tõusid maast üles, siis tõusid sel samal kombel ka rattad, sest rattais oli olevuste vaim. Ja olevuste peade kohal oli midagi taevalaotuse taolist, kohutav nagu jää, mis oli välja laotatud ülal nende peade kohal. Ja laotuse all olid nende tiivad, üksteise poole välja sirutatud, igaühel oli 2 tiiba oma keha katmiseks. Kui nad liikusid, siis ma kuulsin nende tiibade kahinat, otse kui suurte vete kohinat, otse kui kõige vägevama häält, müristamise kaja, otse kui sõjaleeri kära. Kui nad seisid, siis nad lasksid oma tiivad longu ja hääl kuuldus taevalaotuse pealt, mis oli nende peade kohal. Kui nad seisid, siis nad lasksid oma tiivad longu. Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi, mis paistis
safiirikividena, midagi aujärje sarnast ja selle aujärje sarnase peal, ülal selle peal oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane. Ja ma nägin otse kui hiilgavat metalli pealt näha nagu tuld, millel oli kuma ümber. Ülalpool sellest, mis paistis olevate niuded, allpool sellest, mis paistis olevate niuded, nägin ma pealt näha nagu tuld ja sellel oli kuma ümber. Otse kui vikerkaare paiste, mis vihmapäeval on pilvis, oli kumapaiste ümberringi. See oli issanda auhiilguse ilmutuse paiste. Ja kui ma seda nägin, siis ma langesin silmili maha ja kuulsin häält, mis kõneles. Esekeli raamatust peatükk 2. Prohveti kutsumine. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, tõuse püsti, ma tahan sinuga rääkida. Kui ta minuga rääkis, siis tuli mu sisse vaim ja pani mind jalgadele seisma ja ma kuulsin teda, kes minuga rääkis. Ta ütles mulle, inimese poeg, mina läkitan sind Iisraeli laste juurde, vastupanija rahva juurde, kes on mulle vastu pannud. Nemad ja nende vanemad on mu vastu üles astunud otse tänase päevani. Neil lastel on jultunud näod ja paadunud südamed. Ma läkitan sind nende juurde ja sa pead neile ütlema, nõnda ütleb issand Jumal. Ja kuulaku nad või ärgu kuulaku, nad on ju vastupanija sugu. Nad peavad siiski teadma, et nende keskel on olnud prohvet. Aga sina, inimese poeg, ära karda neid ja ära karda nende sõnu, kuigi nad on tõrksad ja hülgavad sinu ja sa pead elama skorpionide seas. Ära karda nende sõnu ja ära kohku nende ees, nad on ju vastupanija sugu. Vaid sina räägi neile minu sõnu, kuulaku nad või ärgu kuulaku, nad on ju vastupanijad. Aga sina, inimese poeg, kuula, mis mina sulle räägin. Ära ole vastupanija, nagu see vastupanija sugu. Ava oma suu ja söö, mis mina sulle annan. Siis ma vaatasin ja näe, mu poole oli sirutatud käsi ja vaata, sellel oli rullraamat. Ta tegi selle minu ees lahti ja see oli mõlemalt poolt täis kirjutatud. Sinna oli kirjutatud nutulaule, halinaid ja hädaüüdeid. Esekeli raamatust 3. peatükk. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, söö, mis sulle antakse, söö. Ära see rullraamat ja mine räägi Iisraeli soole. Siis ma avasin oma suu ja ta andis mulle süüa selle rullraamatu. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, täida oma kõht ja toida oma sisemus selle rullraamatuga, mille ma sulle annan. Siis ma sõin ja see oli mu suus magus nagu mesi. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, tule. Mine Iisraeli soo juurde ja räägi neile minu sõnu, sest sind ei läkitata mitte umbkeelse või kange keelega rahva juurde, vaid Iisraeli soo juurde. Mitte paljude rahvaste juurde, kes on umbkeelsed ja kange keelega, kelle sõnu sa ei mõista. Tõesti, kui ma läkitaksin sind nende juurde, nad kuulaksid sind. Aga Iisraeli sugu ei taha sind kuulata, sest nad ei taha mindki kuulata, sest kogu Iisraeli sugu on kõva laubaga ja paadunud südamega. Vaata, ma teen su palge karmiks, nagu on nende palged, ja su lauba kõvaks, nagu on nende laubad. Teemandi sarnaseks, ränikivist kõvemaks teen ma su lauba. Ära karda neid ja ära kohku nende ees. Nad on ju vastupanija sugu. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, kõik mu sõnad, mis ma sulle räägin, võta südamesse ja kuule neid oma kõrvaga. Ja mine vangide juurde, oma rahva laste juurde ja räägi nendega ning ütle neile, nõnda ütleb issand Jumal, kuulaku nad või ärgu kuulaku. Siis tõstis vaimu üles ja ma kuulsin enda taga suurt müra. Õnnistatud olgu issanda auhiilgus oma paigas ja olevuste tiibade kahinat, mis üksteist puudutasid ja nendega üheaegselt rataste raginat ja suurt mürinat. Ja vaim tõstis mu üles ja võttis minu ja ma läksin sügava sisemise erutusega. Issanda käsi oli tugevasti mu peal
ja ma tulin Tel Avivi vangide juurde, kes elasid Kebari jõe ääres ja seal, kus nad elasid, istusin ma vaikides nende keskel 7 päeva. Aamen. Psalm 1. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses. Sest issand tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Uus Testament, Markuse evangeelium, ristija Johannese jutlus, peatükk 1. Jeesuse Kristuse, Jumala Poja evangeeliumi algus. Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus, vaata, ma saadan sinu palgeele oma käskjale, kes valmistab su teed. Hüüdja hääl on kõrbes, valmistage issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Nii sündis, et ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Ja tema juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma linnarahvas ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. Ja Johannese riided olid kaamelikarvadest ja ta niuete ümber oli nahkvöö ning ta sõi rohutirtse ja metsmett. Ja ta kuulutas, pärast mind tuleb minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ma ei kõlba kummardudes lahti päästma. Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid püha vaimuga. Neil päeval sündis, et Jeesus tuli Natsaretist Galilea maalt ja Johannes ristis ta Jordanis. Ja veest välja tulnud nägi ta kohe taevast avanevat ning vaimu kui tuvi laskuvat tema peale. Ja taevast kostis hääl, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Ja kohe ajas vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes 40 päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Aamen.